Tere hommikust minu poolt ka. Mul on väga hea meel teid kõiki siin täna hommikul tervitada. Kolleegid, sõbrad, võrgustiku liikmed, kellega me iga päev seda sama tööd teeme inimeste toetamisel ja abistamisel. Mina olen Mariana Saksnit, mina olen kliiniline psühholoog ja kliiniline lapsepsühholoog ja igapäevaselt siis töötan nende laste, noorte ja täiskasvanutega, naistega, kes oma lähedases suhtes on eeldanud, et lähedane suhe hoiab ja kaitseb ja kelle reaalsus on siis kujunenud selliseks, et see inimene, kes peaks hoidma ja kaitsma, teeb haiget vaimselt, teeb haiget füüsiliselt, teeb haiget seksuaalselt ja kurnab majanduslikult. Et need on siis need juhtumid, mida ma põgusalt võib-olla teile ka tutvustan. Ja lähisuhtevägivalla kogemisest otseselt räägime ja lähisuhtevägivalla pealtnägemisest ja sellest mõjust siis veidi ka. Et alustada täiesti algusest ja siis on oluline, et me mõistaksime, et tõepoolest on suhteid meie ümber ja meil endil, kus lähisuhtes võib tulla ette eriarvamusi, võib tulla ette eriarvamusi ja võib juhtuda, et suhetes esineb tülisid, kus inimestel on võib-olla vähesed oskused suhelda või eriarvamused erinevatel elualadel, erinevates igapäevastes olukordades. Ja kui me räägime täna lähisuhtevägivallast, siis on oluline eristada, et tüli ja vägivalla puhul on väga erinevad ja väga olulised märgid, mida me peame siis tähele oskama panna. Ehk et tüli on tõepoolest nii nagu nimetatud ka eriarvamuste puhul, erinevate huvide puhul, võib-olla kehva oskuse ja suutlikkuse puhul suhelda, sageli situatsiooni spetsiifiline, aga ta on võrdsete partnerite vahel. Et see, millest meie räägime, on vägivald ja vägivalla võib-olla kõige olulisem nüanss, mida tähele panna, on see, et vägivalla puhul ei ole võrdseid partnereid. Ehk et lähisuhtes me räägime positsioonil kõrgemal olevast inimesest ja madalamal positsioonil olevast inimesest. Ehk et vägivald on siis, need on tõsisemad käitumistaktikad, juba nimetatud liigid, vaimne, füüsiline, seksuaalne ja majanduslik komponent ja võim ja kontroll teise inimese üle ja see on süstemaatiline. Ehk et kui tülides, mida võib tõesti meil kõigil ette tulla oma lähedastes suhetes ja see on kahe võrdse inimese vahel, see võib olla düsfunktsionaalne, see võib olla ebamugav, see võib olla häiriv, see võib olla tuline, aga kui see on kahe võrdse inimese vahel, siis seda saab lahendada. Kui me räägime ebavõrdsetest inimestest paari suhtes ja sellest, et ühel on suurem tajutud privilegeeritus teise üle, õigus otsustada, öelda, arvata, omada, siis me räägime vägivallast. Tüüpi eristavaks teguriks on siis sundluslik kontroll ja võimutunne ja siis seda siis nii-öelda dominantsel positsioonil olev partner kasutab siis nõrgema positsioonil oleva partneri suunamiseks, kontrollimiseks ja erinevat moodi siis nii-öelda kohtlemiseks ja vägivalda me omakorda siis liigitame süstemaatiliseks ja liigitame situatsiooniliseks.
Ja süstemaatiline vägivald on siis see, millega peamiselt siis naiste tugikeskustes tegeletakse nende inimestega, kes on siis kogenud või kogevad jätkuvalt süstemaatilist vägivalda paari suhtes. Ja see on siis vägivallatseja püüd domineerida, kehtestada siis kontrolli nii partneri kui ka teiste pereliikmete üle, ka laste üle. Sundluslik kontroll on siis keskne element ja neid taktikaid, kuidas siis seda kontrolli rakendada, see on terve rida erinevaid taktikaid, mida siis kasutab lähedases suhtes see inimene, keda me eeldame, et peaks hoidma ja kaitsma ja kes kasutab siis oma positsiooni kontrollimiseks, hirmutamiseks, ebaadekvaatsuse tunde tekitamiseks, järelevalveks jälitamiseks ja igasuguse vastuhakkamise soovi või võimaluste ära elimineerimiseks, manipuleerimiseks ja füüsiliselt, seksuaalselt, majanduslikult siis kontrollimiseks. Situatsiooniline vägivald on siis see, kui paari suhtes tekitavad vägivalda erinevad lahendamata konfliktid, emotsionaalne pingeseisund. Vägivald on siis üldiselt verbaalne ja füüsiline. Korduvad vägivalda soodustavad tegurid on siis võib-olla need, kus paarisuhe on lõppemas või lõppenud ja see vägivald intensiivistub siis sellisel nii-öelda perioodil, materiaalsed probleemid, töötus, erinevad lahkhelid siis peres olevate laste toetamisel, kasvatamisel. Tülid majapidamistööde jagamise suhtes, alkoholi tarbimine ja puudulik probleemide lahendamise oskus. Ehk siis vägivalla me liigitame süstemaatiliseks ja situatsiooniliseks ja kui me räägime süstemaatilisest, kontrollivast vägivallast, siis see võib selle partneri, lähisuhte vägivalla ohvri statistiliselt väga suure ülekaaluga naise ja lapsed siis asetada positsiooni, kus ta ise, nii nagu ütles meie terviseminister ka, ei pruugi oma seisundit, oma olukorda vägivallaks üleüldse sõnastada. Ja seda ei pruugi osata ei täiskasvanud inimene ja seda ei pruugi osata ka selles peres elavad lapsed. Ka need lapsed, kes ise füüsilist vägivalda ei pruugi kogeda, võib-olla mitte kunagi kogeda, aga nad elavad selles keskkonnas, kus nende lähedast inimest siis kas emotsionaalselt, füüsiliselt, seksuaalselt või majanduslikult kurnatakse ja kontrollitakse. Nii. Ja mõnest, ütleme, või nendest vägivalla liikidest siis eraldi ka, et võib-olla me ühiskonnas kõige sagedamini, või kui ma olen võrgustikes oma kolleegidega, siis me verbaliseerime, et füüsiline vägivald on selge pilt. Et kui on murtud ribi, on murtud ribi. Üks 12-aastane poiss, tema tuli vastuvõtule, jõudis lõpuks, oli hirmsasti vastupanus ja lõpuks jõudis läbi kooli ja ta ütles, et tema sai aru, et tema peres on vägivald siis, kui tema ema ribid olid katki. Ja kui ta siis kirjeldas oma elu alates sellest ajast, kui tema mälu oli hakanud andma infot, mida ta siis kirjeldas, siis selgus, et seal olid olnud erinevat liiki, vägivallaliigid, aga murtud ribi oli see, mida ta siis nii-öelda tuvastas või mida ta sõnastas siis vägivallana ja oli valmis tulema psühholoogi vastuvõtule, mida õpetaja siis soovitas, sest ta ei suutnud kuidagi keskenduda ja oli hirmsasti häiritud igapäevaselt koolis. Ja füüsiline vägivald on see, mida me võib-olla ühiskonnas ka kõige rohkem arvame, et me teame. Mida ohvritel sageli ka, väga sageli nad varjavad füüsilise vägivalla kogemusi, aga ka ohvril endal ja tema lastel on siis seda kõige, nagu ütleme, kergem sõnastada või kuidagi tajuda, et see on nüüd vale. Aga eile just ka kolleegiga arutasime, et ka füüsilise vägivalla spekter igapäevaselt, mida me nagu näeme, see spekter on läinud nii laiaks,
et me ainult enam ei räägi, võib-olla me füüsilise vägivalla puhul mõtleme lööknäkku, et kui te füsioterapeutidena või meie üleüldse võrgustikes psühholoogid, füsioterapeudid, on erinevaid ameteid siin täna ruumis ka, et siis me võib-olla mõtleme, et mis see siis on. Murtud ribi, sinine silm, murtud käsi, me aastate jooksul oleme näinud erinevaid kogemusi, kui me räägime füüsilisest vägivallast. Aga see spekter on läinud laiemaks, inimesed, kes panevad toime vägivaldseid tegusid. Nende fantaasia ja sadistlikkuse spekter on läinud laiaks. Möödunud nädalal käis mul vastuvõtul üks naine, noor naine, tal 2 last ja ta oli sellise sama topiga enam-vähem nagu mina ja et see pilt, mis oli tema käte siin all servades oli, ma ei osanud seda esiteks nagu kuidagi moodi nagu isegi nagu ausalt öeldes sõnastada enda jaoks, aga see oli ühesõnaga tema suhtes oli aastaid toime pandud sellist piinamise viisi, et tema need käe alumised servad, kus te võib-olla teate, et on päris valus piirkond, olid ära näpistatud, ehk et see oli nagu selline kuumaastikulaadne keha piirkond. Ehk et mis ma tahan öelda on see, et kuigi me arvame, et füüsiline vägivald on selge pilt, me teame, mis see on, aga see spekter on nii lai. Või näiteks laps, kes tuli vastuvõtule, aastaid tagasi oli see ja tema haris mind selles, et kas sa tead, Mariana, et kui kuklasse lüüa, et siis sinna jälgi ju ei jää, seda teeb mu isa, sest sinna jälgi ju ei jää. Nii et mõtleme selle peale, mis on füüsiline vägivald ja kui lai võib olla see spekter, mida inimene ise ei pruugi öelda, et ma olen füüsilise vägivallal kannatanud. Ja see seda on. Või näiteks, et kui sõna vägivald on üleüldse tugev sõna ka, et kui me küsime inimeselt, et kas sul on vägivaldne suhe, siis ta võib, ja see on minu praktika ka, ei, füüsilist vägivalda meil küll ei ole. Aga juukseid pidi tirib ta küll. Ehk et nagu see on siis see, mida me siin on terve rida tunnuseid ka ära nimetatud ja siia ei kuulu ainult murtud ribi ja sinine silm, et see on see, mida teie võite näha ja mida teie oskate suurema tõenäosusega tõlkida vägivalla keelde, kui seda võib osata teha seesama inimene, kes teie juures on. No vot. Seksuaalne vägivald on ka terve lai spekter, mis seksuaalvägivalla alla kuulub. Ja nii nagu ma ütlesin ka, siis sõna vägivald on tugev sõna ja see tõesti paljude juhtumitega, millega ma kokku olen puutunud ja paljud kogemused, mis ikkagi ütlevad mulle, et kas seksuaalvägivald paari suhtes seda pealesunnitud või survestatud seksuaalvahekorda seda inimesed seksuaalvägivallaks ei pea. Need inimesed, kellega meie oleme koos, kellega me võrgustikus oleme, kellega me puutume kokku, potentsiaalsed inimesed, need on sarnased meil. Nad ei pruugi seda sellisel moel tõlkida. Ehk et kui ema ütleb, et ma olen seksuaalvahekorras sellepärast, et muidu ta ei jäta lapsi rahule või ta ajab üles nad keset tööd, aga homme on ju kontrolltöö, ta peab ju toime tulema seal see lapseka. Et siis me nimetaksime asju õigete nimedega. Eks? Et sellisel juhul me oskame toetada neid inimesi paremini, kui me mõistame, mis on nende kogemuste nii-öelda põhjus. No vot, nii et füüsiline vägivald ja seksuaalne vägivald on siis ka need, mida võib-olla, te võite, me räägime natuke nendest tunnustest ka, mida võib olla veel, mis on see mõju, mida märgata, kui see inimene on teiega teie töö aspektist, aga need võivad olla tõesti väiksed märgid. See võib olla ka kehatundlikkus, kerge ehmatumine, mitte ainult füüsilised silmaga nähtavad märgid ei ole need, mis viitavad füüsilisele seksuaalsele väärkohtlemisele,
vaid ka inimese reaktsioonid. Inimese reaktsioonid puudutusele, inimese reaktsioonid teile võivad olla märgid, mis võivad viidata, et tema suhe ei ole lähedases suhtes olles või olnuna olnud turvaline. Psühholoogiline vägivald, mis on võib-olla kõik see keerukam inimesel endal tuvastada nagu ka, eriti siis, kui tõepoolest on inimene kohanenud sellega. Ja vaadake, lähisuhe ei alga sageli löögiga näkku. Lähisuhe võib alata väga ilusalt. Meil ei ole sellist mahti täna, et rääkida nendest nüanssidest, kui ilusalt võib lähisuhe alata ja mis märgid võivad olla eriti intensiivselt, ilusalt alanud lähisuhtel. Aga tõepoolest, et kui mu lähedane inimene, kes on mind hoidnud, hoolinud minust, hakkab andma mulle märku, et ega ma nii väga väärtuslik ei ole ka, siis ausalt öeldes, kui need on sellistes väikestes doosides antud sõnastuses, siis võib juhtuda, et me tõepoolest võtame seda asjakohase kriitikana ja mõtleme, et me peame pingutama rohkem. Eeldusel, et see on lähedane inimene, kes ütleb mulle, et ega ma väga hea ei ole. Ehk et mis ma tahan öelda sellega on see, et see hakkab väikeste tilgakestena. Lähisuhte vägivald sageli ei alga löögiga näkku. See hakkab väikestest alandavatest märkustest, väikestest alandavatest piirangutest. Kahjuks on see tõenäoline, et lähisuhte vägivalla puhul me räägime sellest, et see intensiivistub väikeste sammudega järjepidevalt. Ja selle tõttu on seda raske märgata just nii-öelda ka seda psühholoogilist vägivalda. Siin on terve spekter ära toodud ja küllap siin on veel miskit, mis võiks psühholoogilise vägivalla alla kuuluda. Aga kui mu lähedane inimene annab mulle mõista, et ma olen väärtusetu, siis aja jooksul ma õpin seda ise või sellega kohanema. Ja ma ei tea, ma olen toonud sellise primitiivse näite ja ma toon teile ka, et kui mu lähedane inimene ütleb mulle ja vabandust, et see tõesti on primitiivne, et kui mu lähedane inimene ütleb mulle, et Mariana, et sul on nii ilus punane pea, jah, siis ma arvan esiteks, et ta võib olla ületöötanud ja vajaks puhkust, nagu me võib-olla kõik mõnikord vajame. Aga kui ta ütleb seda mulle järjepidevalt ja järjest intensiivsemalt või siis võib juhtuda. Ja vaadake, see juukse näide on üks primitiivne näide. Aga kui ta ütleb seda mulle järjepidevalt ja järjest intensiivsemalt, siis võib juhtuda, et ühel päeval vaatan peeglisse, vaatan tõesti, on ka nii. Kas te mõistate, mis ma tahan sellega öelda? Ehk et kui mu lähedane inimene annab mulle mõista, et ega ma nii väärtuslik ei ole, see võib juhtuda, et ma esiteks ei usu, sest ma ju tean, et ma olen hea ja mul on lähedased, kes on seda ju tagasisidestanud, aga aja jooksul ma hakkan seda uskuma. Ja siis võib juhtuda, et meie juures on inimene, kes ei arva üldse, et ta midagi head väärt on. Ja vaat see võib olla see mõju emotsionaalsel, vaimsel vägivallal inimesele, kes elab lähedases vägivaldses suhtes. Need on väiksed sammud ja see mõju on suur. Ja see võib meile paista jaburana, see võib meile paista väga jaburana. Me ei tea väga sageli seda kulgu selle inimese elus, elades lähisuhtes, mis ei ole toetav, hooliv ja armastav, vaid mis on kontrolliv, dominantne ja kahjustav. No vot, ja mis teeb võib-olla selle keerukaks ka, meie oleme ka selle inimese potentsiaalse ohvri ümber olev võrgustik. Mis teeb selle keerulisemaks on see, et lähisuhtes, mis on ebaturvaline ja lähisuhtes, mis on vägivaldne, võib ohver ise eemaldada ennast oma lähedasest võrgustikust. Ta võib hakata vältima oma lähedasi inimesi. Ta võib luua distantsi teadlikult teiste inimestega, kes teda varasemalt on teadnud,
et mitte vastata küsimustele, kuidas sul läheb, sa näed välja väsinud, kas kõik on okei? Ehk et soovis mitte vastata, mis päriselt toimub, võivad need inimesed ennast eemaldada oma lähedastest võrgustikest. Ja kui nad siis mingil põhjusel satuvad füsioteraapiasse, perearsti juurde, psühholoogi juurde, siis see on see nagu võib-olla selle inimese ümber oleva kõige lähedasem võrgustik, kes oskab, suudab, teab, kuidas peegeldada, et inimene võib vajada ka kõrvalist abi enda hoidmisel, enda ja oma laste hoidmisel ja toetamisel. Vot nii. Majanduslikku vägivalda siia kirjutanud ei ole. Nii füüsiline, seksuaalne, psühholoogiline kui majanduslik vägivald, nad väga sageli esinevad kombinatsioonis. Et ma tõesti ei ole näinud ühtegi, ma arvan, et mul ei ole olnud minu praktikas ühtegi juhtumit, kus ma saaks panna sõrme peale öelda, et see on see vägivallaliik ja kõik muud puuduvad. Et sõltumata, kuidas inimene seda verbaliseerib. Et inimene, kes oma kodus on alandatud, kes on positsioonil, seal on väga lai spekter vahel. Väga sageli on selles suhtes ka füüsilist, see spekter on lai, väga sageli seal on seksuaalset domineerimist ja väga sageli seal on ka majanduslik komponent. Ja sõltumata siis sellest, kas see inimene oskab või suudab või ka soovib neid kogemusi sellisel moel verbaliseerida. Ja lapsed, kes nendes perekondades elavad, ei ole harv see, kui vägivald on suunatud teise partneri suhtes. Ei ole harv, kui vaimne, füüsiline, seksuaalne, majanduslik vägivald on suunatud naise suhtes. Ja aastaid tagasi me rääkisime sellest, et laps, kes pihta ei saa ja laps, kes ei kuule ja ei näe vägivalda, et temaga küll hullu nüüd pole. Viimased aastad me oleme rohkem hakanud rääkima sellest, et lapsed, kes elavad kodus, kus vanematel on ebavõrdne suhe, dominantsel positsioonil vanem kontrollib, jälitab madalamal positsioonil olevat vanemat. Kui ma saaks iga kord mündi, kui üks naine ütleb mulle, Mariana, hea on see, et lapsed vähemalt mitte midagi ei tea. Näiteks, et ta on nii väike, et ta ei saa mitte midagi aru. Küllap te olete võib-olla kuulnud ka. On hea, et ta ei saa mitte midagi aru. Ja mul on väga raske öelda sellele vanemale, et kas tead, et see ei vasta tõele. Et kui paarisuhe on ebaturvaline, kui me räägime lähisuhte vägivallast, nendest tunnustest, mis siin olid nimetatud, ei ole võimalik, et laps ei näeks, ei kuuleks, ei tajuks. Ka see laps, kes on nullist ja vanuse kasvades, tajub seda, kui tema ema kardab tema isa. Ka tema tajub, see mõjutab ka närvisüsteemi. Meil ei ole selle kohta väga, ütleme siis selliseid põhjalikke uuringuid meie riigis, meil nii väike ühiskond, aga te ju mõistate, et laps, kes tajub oma vanema hirmu, kes kuuleb, näeb ja tajub vanema hirmu, on mõjutatud sellest, kui ta elab keskkonnas, oma kodukeskkonnas, kus ta peaks olema hoitud, kaitstud ja hoolitsetud. Ja see mõjutab. Ja üks väike armas poiss, see on ka minu nüüd värske juhtum ja see oli nii vahva, tema on ka selline pervasiivsete arenguhäirete tunnustega, selline vanainimeselik väike 7-aastane laps ja siis see on üks tore lugu, sest see vägivaldne suhe ikkagi võrgustiku töö oli väga efektiivne, ma ütlen, et mitte alati see nii ei ole ja siis tema ütles nii vahvasti, et Mariana, mina ei tea, miks mu
emme siis, kui ta kohtub mu issiga, miks ta nii hirmsasti haisema hakkab. Emal oli väga nagu tugev arvamus, et tema laps ei tea mitte midagi, aga laps tajus, et ka sellised asjad on olulise rolliga. Et need on sellised asjad, mida inimene ise ei pruugi tähele panna, ta ei pruugi ise, mina küll, kui ma esinen kuskil ja enda arvates üldse ei ole ärev, aga ikkagi keha reageerib, teate, millest ma räägin, on ju. Et siis loodaks, et keegi kolleegidest lähedale ei satu. Aga see laps nii vahvasti rääkis ja ütles, et mina ei tea, miks mu ema nii hirmsasti nagu paha lõhnaga siis on, kui tema minu isaga kohtub. Ehk et kui nüüd küsida, kas te arvate, et lapsed, on nad siis tillukesed või juba suuremad, et kas nad on mõjutatud sellest, kui nad elavad keskkonnas, kus üks inimene peab kartma teist, üks lähedane inimene peab kartma teist lähedast inimest. Et siis on lihtsalt väga loogiline, et see mõju tegur lapsele sellest arengu delikaatses faasis, mis ta on ta siis 1, 2, 3, 5 või ükskõik mis numbri me ütleme. Laps üliheli kiirusel läbib oma arengufaase, siis see mõjutegur igal juhul on. Ka siis, kui laps ei näe, ka siis, kui laps ei kuule. Aga ta tajub. Ja see on veel ekstra nagu keerukas sellepärast, et ta saab 3 erinevat infot. Vanem peab näo, et kõik on hästi, eriti kui on suhtes selline staadium, kus loodetakse. Sageli lähisuhte vägivalla ohver loodab, et see läheb üle, et see läheb paremaks. Ta kuuleb ühte, ta näeb teist ja ta tajub 3, mis on nagu mixed up. Ja siis on need lapsed segaduses. Ja kõik see aur, mis peaks minema arenemise peale, kõik see, mis peaks minema eakohaste oskuste omandamise peale, läheb selle peale, et mõtiskleda, analüüsida, jälgida, mis toimub kodus ja mis toimub lähedaste inimeste vahel. Ka siis, kui lapsed ise ei saa pihta. Ja neid lapsi, kes on tagasisidestanud, neid on aegade jooksul olnud, aastate jooksul olnud mitmeid, kes küsivad minult, et Mariana, ma ei teagi, et kas ma mõtlen, et kui ma ise oleks saanud peksa, oleks olnud see nagu kergem. Üks Eesti, tema on lubanud oma nime öelda, aga ma pole senini öelnud, üks Eestis tuntud näitleja, tema ütles, et tema ema on surnud. Tema ema on surnud ja tema ei mäleta oma elust vägivallavaba perioodi. Kõik see, mis oli mälujäljega, oli ebaturvaline. Ja siis ta on täiskasvanud inimene, peaaegu minu vanune ja tema ütleb, et ta seni nii mõtleb, et ta oleks pidanud minema vahele. Et ta seni nii tunneb süüd, et ta ei läinud vahele, et ta läks voodisse, tõmbas teki üle pea, pani padja pea peale ja kuulis ainult nõrgalt, kuidas ema karjus. Seega ma ei saa öelda, et laps, kes saab kodus peksa, tal kuidagi kergem. Ükski kodu ei tohiks olla ei vaimselt, füüsiliselt, seksuaalselt ega majanduslikult vägivaldne, see on nagu selge. Aga elada selle koormaga, kui ma ise ei saa pihta ja ma lahendan võib-olla elupäevad seda, kui ma oleks läinud, kas siis oleks olnud parem, see on päris suur koorem. Et ma arvan, et me ühiskonnas enam ei räägi sellest, et kui ei saa pihta, siis on nagu okei küll. No vot, ja see võib olla siis see pilt siin, mis võib anda vot sellist mõju sellele inimesele, on ta siis tilluke või juba suurem või täiskasvanu, et see on see pilt, millega nad sageli on. Nad ei pruugi seda verbaliseerida, nad ei pruugi seda väga palju välja näidata. Meil võib olla üks laps, kes ütleb, et ma lihtsalt ei viitsi kooli minna. Ja see sama laps, kelle puhul tõesti on selline lugu olnud, kus laps ütles, et ma ei taha kooli minna, mina idee fiks, kooli kiusamine, mida ei märgata. Ja siis ta oli mõned korrad käinud mu vastuvõtul, kui ta ütles, et ma ei lähe kooli sellepärast, et mu isa tapab mu ema ära. Ja tema tegeles kodus sellega, et teate, see on võib-olla ka üks Bondi film või kuskil oli üks tsitaat Nobody dies in my watch. Et tema oli loonud oma peas sellise kujutelma, et kui mina olen kodus, siis minu ema ei sure. Ja me tegelesime pikalt sellega, mis oli, kuidas ta oli nugasid sättinud niimoodi, et seda ei saaks kohe haarata ja lüüa, et need oleks teistpidi terad. Et võt need on need lood ja siis me võime nendes inimestes näha neid tunnusekesi, mida nad võivad väga hirmsasti püüda varjata.
Nad võivad väga hirmsasti püüda varjata ka igasuguseid füüsilisi reaktsioone, sest väga sageli lähisuhtevägivalla kogemusega inimene selles suhtes loodab, et see lõpeb. Ja sellepärast ei jaga. Ta loodab, et läheb paremaks. Ja lähisuhte vägivallas toimepanija, tema huvi ei ole seda süsteemi muuta. Seega me ei pruugi saada väga palju infot. Ja kui meil on juba nagu see aimdus, mingi intuitsioon, et miskit selle inimese puhul ei pea nagu paika. Et meil on teie füsioterapeutidena, kes siin on teist veel ameteid, mina psühholoogina, et kui on mingi reaktsioon, mis tundub mulle kummaline või tundub mulle nagu kuidagi moodi segane, et ma siis oskaksin märgata ja mitte ainult, sest ühiskonnana me märkamises oleme, ma arvan, juba päris head, aga oskaksime ka reageerida, oskaksime küsida. Mõnikord minu käest küsitakse, aga mis ma siis küsin? Et need küsimused tegelikult on lihtsad. Ja ma saan alati küsida, et kas sinuga on kõik korras, kas sul on turvaline? Seal, kus sa lähed, see, kus on su kodu. Need võib-olla olid väga praegu puusalt tulnud küsimused, aga inimeseks olemine on üks oluline suur ressurss, mis meil on ja teadlik olemine ja inimeseks olemine oma empaatiaga, oma teadmistega sellest, kui peidetud võib olla lähisuhtevägivald. Need tunnused, mida inimene kogeb, mida ta ei nimeta niimoodi. Ja et me enam ei räägiks nagu ühiskonnas sellistes terminites, et oli väike sakkutus, oli tiris juustest, see on vägivald. See on füüsiline vägivald, surutud, peale sunnitud seksuaalsuhe on seksuaalvägivald, et me oskaksime terminoloogiliselt sõnastada, oleksime julgemad ise verbaliseerima, oma kolleegide, oma võrgustike seas, mitte pisendama, mitte normaliseerima ja oskama näha ka neid märke, mis võib-olla on mitte spetsiifilised, mis võivad viidata mitte otseselt vägivalla kogemusele. No vot, ja see mõju suhetele teiste inimestega võib olla see, et terve rida loetelu, see võib olla, et me märkame usaldamatust enda suhtes, inimene tuleb ju hädaga, ta tuleb ju hädaga, ta tuleb mingi mure või raskusega, meie juurde ju ka. Ja ta võib olla usaldamatu ja ta võib olla ka ülitänulik, ta võib olla ka nii tänulik mingi sellise väikse teo eest, mis meie neile teeme. Et need on need märgid, mida me võime nendes inimestes näha. Ja oleme siis arukad neid märkama ja oleme julged küsima ja oleme julged toetama. Lähisuhtevägivald on statistiliselt ühiskonnas väga suur probleem. Neid inimesi on meie ümber. Neid on meie töökaaslaste seas, neid on meie sõprade seas, statistika ütleb seda. Ja neid inimesi, kes kogevad ise otseselt ja need inimesed, lapsed, kes elavad nendes kodudes, neid on väga palju. Nii et teeme tööd. Aitäh!